tere ja ma ikkagi teen täna ära järgmise päikesemärgi lugemise 2026 aastaks. Ja järgi ongi jäänud siis nii jäär kui ka vähk. Ja laulud ma panen siia alla. Ja ma isiklikult tunnen, et võib tulla suure tõenäosusega jäär, kuid nad on omavahel seotud 2026 aastal. Vähk ja jäär on omavahel väga tugevasti seotud selles osas, et jäär oleks justkui nagu kaariku juht 2026 aastal, number 1 aasta, meesenergia aasta, ja vähk on tarokaartides siis kaarik. Ja seal võib olla selle seos, et sellepärast nad ka viimasena tulid. Ja lauludest ma arvan, et võib olla jäär. Sümptom on siis, ma räägin ka sümptomist, jäära sümptomist, kui see on jäär, siis ma panen selle lingi siia, mida ma täna ka jagasin teiega, mis tundmused mul tulevad tavaliselt enne kliendi tööd. Ja ma tunnen siis sümptomina seda, et inimene on väga-väga tugev olnud läbi aja ja tal on nagu mingid ringid lõppemas, kuid uus algus tahab tulla sellisena, et nagu puhastatakse vanad ringid. Ja see sümptom seisnebki sellest, et inimene on olnud liiga tugev, liiga vastupidav läbi elu, kogu elu, algusest saati, kogu oma eelneva elu. Ja ta on nii tugev olnud, et ta ei ole lubanud endale nõrkust. Ta ei ole lubanud endale, mehed kui naised, ei ole lubanud endale nutta ühe peatäie. Ta on pidanud olema nii tugev ja vapper ja julge ja vastupidav ja võib-olla väga ruttu suureks kasvama ja vastutama suur koorem, ma tunnen. Ja tal justkui on nagu hoidnud tagasi seda oma emotsioone, et ta on olnud pidanud olema nii tubli ja tegutsev, et oma emotsioonid on ta pidanud justkui nagu alla neelama või tagasi hoidma. Ja ma tunnen, et pisara ja nina vaheline blokeering on. Ja see on nii suur ja soovib enne uut algust nagu vabaneda. Ja see just nagu sõnnidel on solvumine, on teatud mõttes ka jääredel, aga jääredel on see selles mõttes ninavesine, nagu lausa tilgub täiesti nagu vesi, nagu pisarad tuleksid läbi nina, sellepärast, et nagu vesi tuleks läbi nina, sellepärast ohtralt, sest on hoitud pisaraid tagasi ja siis see kanal seal on blokeeritud olnud ja tuleb nagu nina kaudu, sest pisarad on alla surutud. Et see solvumine on nii tugev olnud ja alla surutud olnud, on pidanud olema liiga tugev, et kogu elu siis, et ei ole lubatud endal nutta ühte peatäit, et vabastada pinge. Ja siis see pinge on kogunenud sinna nina ja pisara kanali taha, energeetiline pinge, jah. Ja ta tahab leida väljundit ja kui ta ei saa seda nagu nutmise teel, pisarate teel, läbi silmade, siis ta tuleb läbi nina probleemide. Et täiesti on selline nagu ninast tuleks nagu vett pidevalt nagu pisarad, allasurutud pisarad nagu oleks. Ja ärrituvus. Arvatavasti sellepärast, et on pidatud olema liiga tugev kogu aeg, liiga varakult oma elus. Ja see ei ole olnud kerge, kuid ta on olnud tugev ja vastupidav. Et on hea ikkagi vabastada seda pinget, lubada endal olla inimene. Ja vaatame siis, ma ei teagi, kuidas see tuleb välja, aga
lugudest nagu tundub ka, et oleks nagu rohkem jäär kui vähk. Jäär on siis tuleelement ja vähk on veeelement, tuli ja vesi tasakaalustavad teineteist ja justkui nagu on nagu vastandid, aga tasakaalustavad teatud mõttes ka, aga võib olla ka äärmusi siin, et ühesõnaga see ongi see, et jäär pelgab olla nõrk või emotsionaalne. Ja siin võib olla see, et ta muutub liiga tuliseks aga vähk arvatavasti lubab endale emotsioone ja lubab teistel olla emotsionaalne. Ja siin on keegi, kes ei luba endale emotsioone kogeda ja tal on ebamugav, kui ka teised seda teevad, aga teatud mõttes, kui teised seda teevad, ta justkui nagu on seda osati vabastanud läbi teiste. Ta ei ole seda endale lubanud, aga tal on see ebamugav kõik, sest ta tahab olla nii tugev. Siin on mingi selline. See on see üleminek 2025-2026 energiat siis praegu, mis ma räägin. 1, 2 ja 3. Hoopiski tuleb vähk. Hoopiski tuleb vähk. No, vähk. Kas siis vähid on rohkem tuleelemendis? Väga paljud elemendid on niimoodi olnud. Et on. Aga vaatame, et homme või ülehomme teen ma siis jäära. Aga vaatame vähile 12 kuud. Vaatame vähile 12 kuud. Huvitav, et vähk ma arvaksin just, et on lubab endale emotsioone. Mis teema sellega on, et kas ta on pidanud olema liiga mees energias või, sest minu jaoks vähid ei ole liiga mees energia, minu jaoks on vähid ikkagi rohkem naisenergiat, nurturing ja kõik, aga vaatame. Ma leian, et see on pöördepunkt, kui nad on olnud liiga tuleelemendis või liiga meesenergias, siis see on pöördepunkt, ma leian, et aga vaatame, mis täpsemalt ütlevad kõik kaardid. Vaatame siis 2026 aasta 12 kuud vähile. Jaanuaris sa oled justkui nagu mingis ootuses, mingi sündmus või situatsioon, sa ootad selle arendamist, arenemist, et see nagu lahti rulluks. Sa ootad algavat aastat tegelikult. Veebruaris on sul väga-väga fun, kuu kõrged vibratsioonid, lõbusus, vabadus, ülestõusmine, ärkamine, edu, lõbusus, et tunned ennast stressivabalt ja lased millestki lahti. See toob sulle kergust. Ja järgmine kuu tuleb siis märtsis tuleb, vastus on jah, situatsioon või sündmus on õiges sinule soosivas suunas lahti rullumas. Sa tunned ennast hästi värviküllased on veebruar, märts ja aprill. Ja aprill ongi siis jälle nagu ülestõusmise protsess jätkub, et aasta algab päris sul selliselt nagu ülestõusu selles. Leian ka, et vähid on mingis pöördepunktis. Nad on olnud mingis osas varem väga kinni ja
ja üllatav, aga kuigi nad on emotsionaalne element, aga nad on justkui nagu oma emotsioone kinni hoidnud. Minul näitab. Ja aprillis on siis ka, et ära osuta vastupanu, lase vabaks, tõuse, luba tõusta, mine vooluga kaasa, et mingi tasakaal saavutatakse läbi ärkamise, läbi vabastamise, ülestõusmise tunde, nagu midagi sa vabastad. Jällegi väga värvilised, vikerkaarelised, värvilised õhupallid ja kuuma õhupallid. Ühesõnaga väga värvilised on veebruar, märts, aprill. Mais tundub, et sul on nagu mingi mais on nagu sul oleks, et optical illusion, midagi on, mis kas sa oled ise projitseerinud kellelegi või millelegi midagi või sulle projitseeritakse kedagi või midagi. Et ole ettevaatlik ja säilita kaine mõistus, siin võivad olla mingid lõksud, ole mingi udutamine, ole ettevaatlik, näe asju selgelt, ole kaine mõistuslik. Siin on võib-olla, ole ettevaatlik siin selles mõttes. Püütakse luua midagi, mis ei ole reaalne. Et tead siis. Juunis on mingi parandustööd, tervendusparandustööd, taas käivitus. Sa püüad midagi parandada, sa püüad midagi asju korda ajada, sest ma arvan, et sa oled juba järgmine kuu, sa mõistad maist järgmisel kuul, sa mõistad, et midagi vajab nagu, kuna sul on ülestõusmisprotsessid olnud, siis sa oled juba tark ja saad aru, mis on vaja teha, kui mingi kogemus on, mis vajab parandust või vigade parandust. Ja see tundub olevat sellest päris hea, oskuslik, tänu eelnevatele kogemustele. Sa õpid kogemustest või vigadest päris kiiresti, näitab. Ja sa muudad need enda kasvulavaks. Juulis tuleb nii, et tõepoolest sa muudad oma mingid varasemad kogemused, mis sul on olnud ja mis sa oskad näha oskuslikult, et kui need korduvad, sa oskad need rakendada töösse selliselt, et see sulle kasu toob. Sa oskad oma väge suunata ja uuesti alustada. Sa oskad tekkinud pingega midagi ette võtta või suunata õiges suunas, nagu nii öelda. Ja või inspireeruda isegi sellest millekski uueks. Sest augustis on tulemas mingi sünergiline koostöö, mingi esinemine, mingi organiseerimine, kus sina oled justkui nagu juht. Ja järgitakse sinu juhiseid. See on mingi esitlus, see on mingi, millest sa oled varem inspireeritud. Sa kogud kokku minevik, olevik, tulevik. Ja sa oled suurel laval, suurel uhkel laval. See on august. Septembris on taas sul nagu kas uued projektid, uued ettevõtmised, värsked uued algused või siis beebiuudised. Et midagi sooja, midagi puhast, midagi võiks isegi öelda tundlikku.
aga samas väga kasvavat või jõuliselt kasvavat või uue algus, niisugune värske uus algus. Või siis mõnel on beebiuudised. Oktoobris võib sul armastuse õnne olla. Kas enese sees sa tasakaalustad mees- ja naisenergiat või mingi küps südamekeskne armastus tuleb esile. Päris külluslik. Tuleb smaragd, tervendus, küllus, lõpmatus, inimlikkus, seksuaalsus, haruldane, rahu, hinge taastamine, kasv, tugev suhe, tasakaal, free flowing love, mature love, heart chakra, südamekeskne armastus. Ja novembris sul tundub, et sa vaatad enda sisse väga palju, sa tegeled enda sisetööga võib-olla rohkem kui kunagi varem. Tasakaalustad, tegeled kindlasti, sul on ka sisemise lapse töö, siit tuleb läbi päris palju, mitmes kohast on sisemise lapse töö, sisemise lapsega kontakt, sa pöörad sellele tähelepanu. Ma arvan, et see on midagi, mis on võib-olla uut sellel algaval aastal ja võtad aega ka enda jaoks, isegi kui sa oled suhtes, et sa kas tasakaalustad endas sisemise mehe ja naise ja perekonna või sul on suhe ja sa võtad aega ka endale, et sa nagu hoolitsed selle eest. Tasakaalustad, lõõgastad, sul on vaja oma aega. Ja detsembris lähed sa reisile, avastad tundmatuid kohti, uusi territooriume, sa planeerid, sa näed märke, sa näed suundi ja sa näed uusi perspektiive. Ma näen, et vähid on avatud uutele perspektiividele 2026 aastal päris palju, sest neil on olnud mingi ärkamine ja selle tõttu justkui nagu nad on avatud mingile uuele leheküljele, sest midagi nende sees on muutunud. Ja nüüd vaatame 12 päikesemärgiga suhteid, kuidas vähk näeb jäärasid, kuidas vähk näeb jäärasid 2026 aastal, kuidas vähk näeb jäärasid. Näevad, et nad kehtestavad ennast, et nad on sõnaosavad ja neil on tähtis andmine, saamine, vastuvõtmine. Et nad on ja nad on enesekesksed ja rahale keskendunud, võib-olla natukene isekad, aga heas mõttes isekad. Kuidas vähid näevad sõnnisid 2026 aastal? Nad näevad neid atraktiivsena, tegusena, aga ei ole huvitatud, mingi võimuvõitlus on siin. Kuidas vähid näevad kaksikuid 2026 aastal? Nad näevad kaksikuid samamoodi taassünnisprotsessis või ärkamise protsessis ja nad näevad, et nad on kõrgemate poolt väga kaitstud. Nad näevad ka kaksikuid kui õpetajaid, kes on väärt usaldust. Kuidas vähid näevad vähkisid? Tasakaalus ja intuitiivsena. Tore.
kuidas vähid näevad lõvisid 2026 aastal? Nagu jäärasidki näevad nad lõvisid ehk tundub, et nad näevad tuleelemente sellisena, kes on väga tööle, sõnaosavusele keskendunud. Aga võib-olla nad näevad ka lõvisid kas internetis või siis reisimas. Ja nad näevad neid tugevana. Kuidas vähid näevad neitsisid ka reisivana? Nad näevad neitsisid, kes ennast väärtustavad, armastavad, aga nad näevad neid kaugena, säravana, aga kaugena. Ja nad näevad neid, et neil on mees- ja naisenergiat tasakaalus. Kuidas vähid näevad kaalusid? Omas väes, aga nad lähevad ära ja on kaitses. Samamoodi heas mõttes isekad oma kodu ja töö osas. Kuidas näevad vähid skorpioneid? Nad näevad skorpioneid, Nad näevad skorpioneid rohkem säästvana. Nad näevad, et samamoodi neil on olnud mingi taassünd või ärkamine. Aga pärast seda tekib edu. Siiski nad rohkem on säästmisele orienteeritud. Ehk siis koguvad millekski raha. On tagasihoidlikumad. Kuidas vähid näevad hambureid? Nad näevad hambureid kui kellegina, kes loovad väga targasti. Ja nad näevad, et nad loovad uuest perspektiivist vaadatuna. Ja nad loovad nii kodu kui ka oma liitu. Nii suhet kui ka tööd. Ja eriti kodu on fookuses. Ja neid saadab edu. Nad inspireeruvad hamburitest. Ja mulle tundub, et nad inspireeruvad tuleelementidest päris palju. Kuidas vähid näevad kaljukitsasid? Tähistavana, omas väes. Ja mitte armastusele keskenduvana, vaid oma tööle keskenduvana. Nad näevad, et kaljukitsadele on saatuslik see, kui nad kaljukitsadel oleks justkui nagu see, et kui sa võimu võitled, siis see on 2 otsaga mõõk. Et nad on natukene sinna kinni jäänud. Muidu läheb neil töös hästi ja nad on omas väes. Ja tähistavad oma ringiga mingeid suuremaid ja väiksemaid võite. Kuidas vähid näevad veevalajaid? Nad näevad veevalajaid kui oma varjutööd tegemas, täpsemini oma haavatud sisemise lapse tööd tegemas. Nad keskenduvad sellele, aga on väljapoole kaitstud. Nad on rohkem enda sisse vaatavad ja väljaspool rohkem kaitsvad. Siiski nad on heas positsioonis. Lihtsalt nad tunnevad, et nad tahavad olla pigem oma piire seada. Kuidas vähid näevad kalasid? Nad näevad kalasid, et neil on omad hirmud, suur koormus, aga ka nemad on niisugused nagu sõna osavad oma töös ja õiglased. Nad on õiglased, aga ja püüavad välja selgitada mingeid ebaõiglusi. Aga kui varem nad on püüdnud mingid võimu võidelda, siis nüüd neil on uus algus. Kalad on orienteeritud paari suhtele. Mitte enam nii väga mingi tõe või õigluse otsimisele, vaid pigem
Nad pehmenevad ja otsivad nagu paarisuhet. Ja tuleb ka kaarik siit alt, mis on vähkide tunnuskaart. Vaatame siis 12 maja ehk eluvaldkonna kohta vähkidele. Võib olla ka see, et vähid võivad olla solvunud väga tugevasti ka jäärade peale. See pisarakanali asi, mis ma ennem ütlesin, mis ma arvasin, et oli jäärad, see võib olla see, et siin on vähid, kellel on mingi teema või solvumine või pinged ka jääradega. Sest nad on niisugused vastandlikud ja siin võib olla mingi seos. Vaatan oma kaartidega. Vaatan oma kaartidega 12 maja. Ma segan ära vahepeal. Neid on raske segada tavapäraselt. Nii. Sest neid on nii palju. Kuidas vähid näivad 2026 aastal teistele? Esimene maja self-identiteet. Kuidas nad tunnevad ennast, kuidas nad näivad. Kommunikatsioon, väga suhtlusaltid ja hingeline. Et nad näevad seda teistes, et on kommunikeerivad, ennast ketestavad ja tundub, et nad ka ise on. Aga nad teevad seda hingelises võtmes. Tuleb läbi. Huvitav, kas nad siis vabastavad endas midagi ja seetõttu. Teine maja, väärtused ja ressursid. Analüütiline, vähk on analüütiline nendes osas. Mina olen oma elus kõige loomise alguspunkt. Ma jagan heaolu ja elu toob mulle seda aina juurde. Üksnes mina vastutan oma elu ja õnne eest. Vaata, ma ütlesin, et liiga suur vastutus on kellegil. See ei pruugi olla alati halb, aga siin ütleb ka üksnes mina vastutan oma elu ja õnne eest. Siin on keegi, kes vastutab ja see ei ole alati kerge, aga tal on ka, kuidas öelda, omad plussid on seal, omad boonused on see, et sa oled nagu teatud mõttes vaba, sõltumatu. Kommunikatsioon ja interaktsioon tuleb, armastus ja küllus, 3. maja. Armastus ja küllus ja tegelikult tuleb, ma mõtlesin alguses, et võib olla suhete armastus fookus, aga tegelikult siin on mõeldud seda, et ta suhtleb läbi universaalse armastuse energia ja küllus on talle tähtis, ehk pigem on ta fokusseeritud rahale, ressursile selles mõttes. Raha armastab mind ja täidab mu taskud. Mul on rahaga suurepärane suhe. Olen uutele sissetulekuallikatele avatud. Et ta pigem manifesteerib
läbi armastuse energia, läbi külluse energia endale sellist head olemist. Kodu ja perekond, südametarkus tuleb. Minu maailmas võidavad kõik. Lõbusus ja mängulisus, kinnisvara. Ma tõstan oma standardeid. Tundub, et vähid tegelevad kinnisvaraga. Neil on mingid omad, tänu sellele spirituaalsele ärkamisele võivad tal olla mingid standardite muutused ja mingid soovid võivad olla sisemises ka muutunud ja võib-olla nad liiguvad sinna suunda siis ka kodu suhtes, mänguliselt liiguvad. Armastusenergias, hingega kontaktis, nad on juhindunud sellest. Töö ja rutiin, kasv ja areng. Kasv ja areng ja nad võtavad töös ja rutiinis mingi pausi. Nad justkui nagu on rohkem suunatud unistuste keskkonnale, inimestele, köögile, reisile. Nad on väga orienteerutud oma elu kvaliteedi või elustiili muutmisele paremaks, sest nende sees on midagi toimunud, muutunud. Nad on kasvanud ja kasvareng just, et nad keskenduvad sellisele nagu Vaatame siis armastus ja partnerlus. Isa töö ütleb. Mis see tähendab? Usaldan, et universum hoolitseb mu soovi eest. Näen vaid armastuse silmadega. On loomulik elada mugavalt ja turvaliselt. Ma näen seda, et isa tööga on see solvumine. Isaga on mingi solvumine. Võib olla solvumine kaalud või jäär. Kellegiga kaalud või jäär võib olla solvumine. Tasakaalustatakse mees ja naisenergiat 2026 aastal väga palju. See on ka väga hea märk, armastus ja suhted, 7. maja. See on tegelikult päris tugev märk. 8. maja transformatsioon. Mis siin tagurpidi on? Justkui nagu midagi ajamõõde. Oota, ma küsin täpsustust. Nagu on võetud nagu aeg endale, siin jälle tuleb paus välja. Tahetakse midagi muuta, aga võetakse aega selleks. Kogukond, pesakond, väärin positiivset sisse, sularahavoogu. Justkui nagu töös tahetakse teha ikkagi mingit või eluviisis tahetakse teha mingit muutust. Manifesteeritakse selleks, võetakse endale aega selleks, et vaadata lähemalt. Universum juhib mind kõigest läbi. Elan alati mugavalt ja rõõmsalt, iga mu tööd saadab midase puudutuse edu. Ja siin on transformatsioon on selles, et oma elustiilis, töös ja tõesti elu kvaliteedis või elustiilis tahetakse luua mingit muutust. Ja isegi võib-olla seltskonda natukene muudetakse ka. Inimesi, kellega lävitakse, siin ütleb unistuste keskkond, inimesed, köök, reis ja nii edasi. Mida sa õpid ja milles sa usud? Sa õpid naisenergiat, kuidas olla voolamises rohkem. Ja vee-element tuleb. Sa õpid, kuidas olla rohkem enda elemendis. Ma leian ka, et sa võib-olla varem ei ole olnud liiga palju enda elemendis. Sa justkui nagu tahad taastada oma originaalse elemendi voogu. Sa oled varem olnud liiga analüütiline, liiga meesenergias. Ja siin tuli ka isa töö, et võib-olla sa
kas sul on õpetatud olema nagu väga vastutustundlik, väga mehelikult mõtlema ja tegutsema elus, aga sinu loomuomane element on veeelement ja loomine läbi selle. Mulle tundub, et sa justkui nagu tahaksid taastada 2026 aastal oma loomuomase originaalse elemendi, et sul on varem olnud tagasi hoidnud need veevoolu, loomuliku keha veevoolu pisarakanalid oma nina taha, see energeetiliselt, ja see nina solvumisest tahab kõik vabastada selle pinge ja alustada otsast peale oma jooksvalt. Aga võib-olla soovitus on ka siin, et kui sa oled üksi ja tunned, et sul on vaja ootamatult mingi imelik tunne, et sa vajad nagu peatäie nutmist, siis tee seda. Ja kui sul on ninaprobleemid, siis sa ei ole lubanud endale olla oma loomuomases elemendis, veeelemendis, voolamises, naise energias, sa oled nagu natukene endas maha surunud mingi naisenergia. Võib-olla sinu isa on olnud liiga karm ja oodanud sinult midagi või kedagi, kes sa tegelikult sisimas ei ole. Et sa, võib-olla te olete erinevad. Mul tuleb jälle jäär ja vähikonflikt, nagu isa oleks jäära energias. Keegi väga maskuliinne, väga tuline, võib-olla impulsiivne, domineeriv, niisugune liider ja nõudlik ja nagu sa oled pidanud osati nagu ennast alla suruma või maha suruma oma tõelist olemust tänu sellele, et olla, sest ta on nagu valeks seda teinud või kuidas mingi niisugune nagu tulivesi. Ja sul võib olla lähisuhetes olnud karmaatilisi suhteid, mis on su isik, kui see on vastassoost, tähendab naissoost isik, et sul on isa tööprotsessimine olnud naissoost isikutega ja see on natukene sulle tekitanud, sest nad on esindanud seda, väga maskuliinsed naised võib-olla või maskuliinsed mehed või ühesõnaga maskuliin kas naistes või meestes on sulle tekitanud sellest solvumist ka ja see ongi see su isa töö kordusmuster, karmaatiline muster, et nüüd, kui sa seda tead, sa saad seda vabastada, nutta ühe peatäie, saanud aru, et see muster on kordunud ja valida võib-olla kas teisiti või teadlikumalt. Vabastada see pinge endas ja need kogemused ja muuta need enda edasiviivaks jõuks näitab. 10. maja karjäär ja edu. Mõtete, tunnete mõju tervisele, armastuse meistriklass. Ja et sul on vaja nagu enese universaalsesse armastusse, mis on tegelikult sinu loomuomane essents tulla. See isa töö võib olla ka see keegi, kes on liigses, võib-olla oli sul ema liiga maskuliinses või isa. Ma millegipärast tunnen, et isa. Aga karjääri ja edu on siis armastuse meistriklass, et kui sa oled armastuse ja külluse energias, mis on sulle loomuomane ja kui sa teed tööd, mis on su mõtete ja tunnetega kooskõlas, siis see viib sind edule. Siis see on armastus. Kui sa teadvustad seda, kui sa suunad seda, see ongi, ma leian, et sinu unistuste see. Community, 11. maja community ja tehnoloogia, mitmekülgne suhtlus ja kogukond. Muudan iga päeva rõõmu küllaseks kogemuseks, mida soovin elus tõeliselt saavutada. Nüüd on aeg väärikalt elada. Ja justkui nagu sa teed mingeid ülesastumisi või kvaliteedi muutusi oma igapäevaelus, ma näen. Kõikides valdkondades. Spirituaalsus ja looming, sümptomid, ennetustöö. Võt ma just ütlesin, mis see sümptom siis on täpsemalt siin, eks ju, pisarakanalite. Intuitsioon, sisetunne, kõhutunne, kaitse, ingel. Ja et ka
kui sul mingi sümptom tuleb esile, nagu ma just kirjeldasin näiteks, siis kuula oma keha ka, su kehal on tihti sõnumid, et mina tõlgendasin sulle ja siin on kindlasti selline kamm, aga kuula ka oma keha, mida tema tahab sulle öelda, mida temal on sulle täpsustada veel spetsiifiliselt, kuula ta lihtsalt ära vaidle vastu, ära suru midagi alla. Läbi selle kuulamise juba vabaneb nii mõndagi ja see on kasulik. Aga aitab ka hea huumor, ütleb. Ja olen oma tuleviku suhtes kindel, väärin rahuldust pakkuvat elu. Väärid küll. Et midagi sa siin küpsetad. Ja vaatame siis 12 järgnevat aastat. Järgnevat aastat väga põgusalt vaatame ka. Ja mul on niisugune tunne, et kui sa oled meesterahvas või kui sa oled naisterahvas või kui sa oled meesterahvas, ma näen siin, et sa oled tegelikult feminiini energias, sa oled tegelikult oma originaalolemuselt naisenergia, sul on rohkem feminiin energiat. Aga sa oled püüdnud olla nagu sinu isa või vastupidi, sa oled vastandunud oma isaga nii palju, kes on liigses maskuliini energias. Nii palju oled vastandunud, et sa oled muutunud tema sarnaseks ja oled surunud alla endas selle, kas siis alateadlikult püüdes meeldida või siis liiga palju oled vastandunud, et automaatselt sa oled selle integreerinud endasse. Aga 2021 aastal sa justkui nagu taastad oma originaalse selle läbi ärkamise sa oled seda mõistnud. Ja kui ma vaatan neid lugusid, siis see viimane lugu on seal ka selline, et justkui nagu su vastassoost partner võib olla selline, kes on väga-väga külm ja mõistuse keskne, solvunud samamoodi, et sinu karmaatilised suhted on olnud siis sellised, kui see on nagu külmus või ükskõiksus või natukene isekus, niisugune jääralikkus, selline konkreetsus, jõulisus ja sind on justkui nagu tõmmanud sinna suunda sellepärast, et sul on isa töö pooleli. Sul on isa töö õhus oma hinge tasandil, sellepärast see on nii olnud. 2026 aastal on sul karma dharma wheel. See, kui see ongi, sa püüad liikuda dharma teekonnale. Varem sa oled karmaatilistes suhetes olnud. Varem sa oled oma isa protsessimise mustrit käilanud, mis on nagu selles mõttes põnev ja huvitav ja sest sa oled sellega nii harjunud olnud, et sellise valuga või sellise ükskõiksusega või sellise külmusega või jõulisusega, aga ühtlasi see on sulle ka väga palju valu ja solvumist tekitanud. 2027 ja sa pöörad 2026 aastal see kõik ümber õiges suunda. Sa oled seda aru saanud, enough is enough nagu. Aga sinus on endas ka see aspekt, mida rohkem sa vastandud selle isa või jäära tüübi aspektiga, seda suuremaks see kasvab. Sul on tähtis rahumeelselt mõistmisega see vabastada. 2027, kas sa teed iseenda sisemise lapse tööd või on sul lapse uudiseid või sa pühendad oma aega rohkem oma lapsele. Teatud mõttes mingi kangekaelsus tuleb sulle esile, aga ka mängulisus.
et sa teed rohkem, mida sa armastad. ma ei tea, kas sul on laps tulemas, sa pöörad rohkem oma lapsele kvaliteetaega, ekstra rohkem kogu aasta vältel või oma sisemisele lapsele. Igastahes selline lapsemeelne aasta saab olema 2027. 2028 juhtub midagi võimas, sa oled unpredictable. Taas mingi käivitus on sinus. See võib olla seoses isa teemaga, igastahes sa õpid juurde. Midagi trigerdab sind väga võimsalt. See võib olla see sama teema, mida ma eelnevalt rääkisin, aga nüüd sa nagu kuidagi nagu õpid või loed või püüad saladustele, teadlikkusele nagu jälile saada. Pluss tundub, et sa kas loed või kirjutad midagi oma teemad välja. 2029 saab olema keegi õhuelement, great mentalist sinu elus määravaks või sa oled ise see, kes on elegantne, ratsionaalne, täpne, quick-witted, niisugune kaine mõistuslik, mitte liiga emotsionaalne, sarkastik, võib-olla selline jahedam, piparmündine ja kalkuleeritud. Ta võib olla sinu õpetaja või keegi ajakirjanik või sa ise oled see. 2030 sa ehitad midagi, sa oled praktiline, sa parandad või ehitad midagi kas enda sees või endast väljas. Et sa oled nagu maskuliinses energias rohkem, oled asjalik, organiseeritud, sa kas aitad kedagi või keegi aitab sind, oled niisugune praktiline. Võib-olla remondid, võib-olla ehitad midagi kinnisvaraga seoses. 2031 oled sa väga luksuslikus energias, sa reisid, seilad, väga peen mugavus, küllus, väga külluslik aasta on 2031. Mingid muutused, positiivsed muutused. 2032 on väga töörikas aasta ja viljakas aasta, nõuab ka kannatlikkust. Väga suur tööaasta tuleb, pühendunud, aga ka viljakas. 2033 mingi väga võidukas aasta, sa võidad midagi, sa lõpetad millegi, olles liider, esimene, sa mingid ringid saavad täis 2033 aastal ja sa tunned mingit pingelangust, mingi lõplikkus, mingi settled. See võib olla seoses töö saavutustega. Väga võidukas aasta on 2033. 2034 sa oled väga entusiastlik, täis energiat, tunned ennast selles kirglikult, intensiivselt, rõõmsalt, ekstaasid, orgasm ja kuidagi inspireeritud oled, oma inimestega on sul hea ja nii edasi. 2035 sa võidad midagi, sul on edu või hea õnneaasta. Kindlasti tasub loteriid mängida 2035 aastal. Siin on edu, õnn ja money maker, mingi väga rahakas aasta on. Edu, küllus, sul on mingi eelis ja sul on väga-väga palju, mingi jackpoti aasta on 2035. Ja 2036 sa lood midagi, oled natuke innovaatiline, loominguline, tehnoloogiline. Ja sa, kui sa oled varem eksinud millegiga, sa proovid uuesti ja sa oled nagu õhinas tehnoloogilistest katsetustest või sa oled nagu natuke nagu mastermind ja sa teed ja sa nagu praktiseerid midagi, sa katsetad midagi. Ja see võib olla midagi tehnoloogiaga seotud. Sa oled väga inspireeritud, sul on head ideed, väga loominguline ja edukas. Nagu modernne, innovaatiline lähenemine, niisugune järjekindlalt sa katsetad midagi.
midagi täiesti uut, mida varem pole nagu ei sina katsetanud ega keegi teine. 2037 on selline rahulik aasta, selline nautlemise aasta, puhaste maitsete aasta. Sa kuulad ka oma keha palju. Sa oled keskendunud kultuuride erinevus, sulle võib-olla meeldib reisida ja uusi maitseid proovida reisidel. Ja kaardipaki põhja tuleb, et see spirituaalne ärkamine, mis sul on 2025-2026, ei jää sul sugugi viimaseks. Ka järgnevatel aastatel su seda esineb, aga juba natukene softer viisil, sest sa oled selle läbi juba teinud suuresti ja korduvalt. Dark to light, et sa oled mingist varjust vabanenud ja vabanemas on nagu sibul, mis on siiruviiruline, kiht-kihi haaval, aga sa oskad juba härjal sarvist haarata ja sa enam ei ole ekslev paberlaevuga. Ma ei näegi, et sa oleksid olnud ekslev paberlaevuga, sa nagu oled väga kindlameelne, sa tead nüüd. Sa oled saanud mingist osast kätte, sa isa töö teema. Sa oled midagi mõistnud ja sa oled nagu kindlameelne ja enesekindlalt oskad seda suunata ja hallata ja puhastada regulaarselt. Lihtsalt luba endal ka emotsioone protsessida, kui vaja. Ja see on minu lugemine sulle täna. Ja ära unusta head huumorit, mitte võtta elu liiga tõsiselt. Kuigi meil on seda õpetatud väikesest saati võtta elu liiga tõsiselt, siis ära seda tee. See, et ma neid sümptomeid kogen läbi, mul on endal ka kasulik, et ma neid lugemisi teen, sest siis need sümptomid vabanevad või mööduvad kiiremini. Nii et ma loodan, et ka minul nüüd, kui ma saan need kõik päikesemärgid tehtud, on mingi muutus, taipamine. Aga igastahes edu sulle ja oled õigel teel tegelikult. Ja mulle meeldib, et sa oled oma igapäeva elu kvaliteeti muutmas, kohandamas just enda elemendile vastavalt. Ja see on nagu väga-väga tore. Sest sa oled oma loomult rohkem naisenergia ja luba endal emotsioone, luba endal pehmust, see ei ole vale. See on ilus, see on sinu originaalne olemus. Tee seda kas või üksinda, kui tarvis, aga ära jätta seda tegemata, sest nagu ma ütlesin, energeetiliselt blokeeringud muidu niikuinii tekivad või on. Kindlasti on hea ka lugeda minu raamatut vabastavate lausete kogumik, see aitab ka erinevate isa ja ema ja erinevate teemadega lahti lasta, et sa siis tead. Laulud on siin all, lingid on siin all. See viimane laul, mulle tundub, et sul on olnud karmalised suhted sellised, kus ollakse sellise külm ja ükskõikne. Aga sina oled selline pehmem, kaastundlik, sul on emotsionaalne intelligentsus kõrge ja sa oled justkui nagu nõiaringis käinud ühes ja samas mustris, see on sind tõmmanud sellepärast, et see on tuttav tunne. See on loonud sellised mustrid, sellised inimesed, erinevad inimesed, aga sama muster on loonud sulle tuttava tunde, sest sul on isaga see teema algselt pooleli olnud hinges lahendamata. Ja mulle tundub, et sa saad sellest ise aru ja suundud oma originaalse olemuse juurde. See on nii ilus. See on nii ilus, mis hakkab toimuma. Mul on ainult hea meel. Aga hästi, pane like, kui see sind kõnetas, oleks hea teada. Nüüd ma saan aru, miks jäära ja mis mõjutus seal jäära ja vähi vahel oli. Isa töö, eks ju, siin on mingi jäär on siis väga maskuliin, isegi kui ta ei ole jäära tähtkujust. Ta on selline
võib olla ülimaskuliinne, nagu liigses maskuliinses energias lihtsalt domineeriv ja selline, eks ju, mõistuskeskne ja tegutsev ja võib-olla ei ole emotsionaalsele intelligentsusele liiga palju rõhku pannud. Kuigi ka tema vajab seda, ka temal on blokeeringud, aga ta eitab seda, surub alla seda. Ja kui ta annabki mingeid hinnanguid, siis ta ise ei julge olla emotsionaalne, siis ta ise ei julge olla emotsionaalne lähedane iseendaga ja teistega. Sest ka talle on õpetatud teisiti ja tema lihtsalt kordab seda õpetust, mis on iseenesest kurb, sest ma näen, et ta ka ise kannatab seeläbi. See oli minu lugemine täna sulle, kallid vähid. Caring, the caring, ütleb siin hoolivad, nurturing, eks ju, et enda ja teiste suhtes. Ja võib-olla on aeg, et te ka valite oma inimesed või oma keskkonna, kus te seda ka vastu saate. Et see on nagu self-care, self-love. Ja sest muidu ma näen, te lähete väga upset, nagu tahaks väljendada siin ja siin, aga surub nii alla, katsub nii tugev olla. Aga see võib olla plahvatuslik, see on alla surutud viha vorm, alla surutud kurbus ja viha. Aga kui te selle välja kirjutate, välja räägite, selle kogunenud energiat, mis on olnud võib-olla solvumine alates isest, kui kõik need karmaatilised suhted, siis see on self-love, siis teie keha vabaneb pingetest ja teil on kergem luua oma unistuste elu. Aitäh sulle ja kohtumiseni!